Aime, kuidas nägi välja kultuurielu ja taidluselu Saku vallas nõukogude ajal, ehk siis 60-ndatel kuni 80-ndatel aastatel? Ta oli tore, aga muidugi ma võin rääkida ainult oma isiklike muljete põhjal, mingisuguseid konkreetseid andmeid ja arvusid mul ei ole. Aga ma tean, et sa olid väga aktiivne ju. Tegutsesin, aga siin tegutsesid kõik. Ja kui nii võtta, siis sel ajal oli põhiraskus või rõhk oli Eesti Maavälisinstituudi klubil. Ja see oli üks tore aeg ja muidugi selle hing ja elu suuremas osas oli Linda Raus. Linda Raus on minu õpetaja olnud, minu kolleeg olnud ja me oleme palju koos teinud. Alul mina tantsisin tema rühmas. Sel ajal oli üldse hästi palju ringe. Isetegevusringe olid ansamblid, naisansambel, meesansambel, olid solistid, olid näitering, draamaring ja muidugi tantsud igasugused. Ja mina isiklikult tantsisin siis nagu segarühmas, tolleaegses segarühmas. Peale seda on veel tulnud uusi segarühmasid, uusi tantsurühmasid palju, aga selle aegseid on praegu veel tantsimas ka mõned. Näiteks Eisi Kevvai on praegu veel tantsib, kes tookord segarühmas tantsis. Arno Jürgenson tantsis hiljaaegu veel seal rühmas. Nii et kes on korraga hakanud midagi tegema, see teeb lõpuni. Ja kõik olid kaasa, nii mehed, naised, lapsed? Jaa, sest et see seltskond siin oli sel ajal veel väga väike. Põhiliselt piirdus Maavälisinstituudi rahvaga. Aga meil olid niivõrd uhked ja toredad peod sel ajal. Ja Linda muidugi tegi need stsenaariumid ja otsis esinejad, kõik kollektiivid ja tegi niisugused, kuidas öelda, dramatiseeringud, estraadikavad. Nendega esinesime siin koha peal, siin olid toredad peod, olid vastlapeod, olid igasugused karnevalid. Näiteks estraadi osas ei saa muidugi mööda minna niisugustest inimestest, nagu olid seda õpetaja Herma, siis oli Müürimemm, tegelik nimi oli tal Johanna Müür, aga meie ainult teadsime teda Müürimemmi nime all. Fantastilised näitlejad. Ja siis oli Hiie Tagavel ja Vaike Heinat ja väga palju niisuguseid teisi. Ja draamaring oli niivõrd tugev, et nad isegi tegid täismõõdulisi näidendeid. Mul on meelde jäänud, et üks oli neist Miku Märdi. Aga kes need inimesed olid, et olid nad ikkagi nagu siin haritlased, kes siin instituudis töötasid või olid ka täiesti tavalised vallaelanikud? Enamik oli kõik instituudi töötajad, sest et see oli nagu instituudi klubi ja siis rahvas tegelased olid ka instituudi omad kõik. Et see kultuurielus osalemine oli nagu mõnes mõttes selline uhkuse asi ka. Ja teine asi oli veel see, et instituudil oli hästi palju üle 10 minu teada, ma täpselt ka ei tea, neid katsemajandeid. Ja siis nende kavadega, mis me siin valmis tegime, nendega siis me käisime suvel sõitudel, väljasõitudel ja need olid uhked. Ja meil oli oma kunstnik, kes kõik need seinamaalingud ja aknakatted ja kõik tegi ja see oli Eivi Valdek ja tema oli teadustöötaja. Räägi veel nendest sellistest teemaüritustest. Kindel oli kindlasti vastlapäev ja näete, vastlapäeval oli ju väga tore see niisugune asi, et lavalt ehitati suur Liumägi saali. Seesama see meie suurde saali ja siis sisse sai lavatagusest ruumist üle lava ja lasta liu laskmisega alla saali siis mööda seda Liumägi. Aga kui sa nüüd võrdleksid, ütleme seda kultuurielu Saku vallas praegusel ajal ja toona? Eriti võrrelda nagu ei saagi, sellepärast, et seal on esiteks põlvkondade vahe on suur, juba mitu põlvkonda. Teiseks Saku on ju kasvanud 10-kordseks. Rahvas on hoopis teine, huvid on hoopis teised ja ega praeguse kohta ei saa ju ka midagi paha öelda, sest niivõrd palju on neid huvialaringe ja palju osalisi on. Nii et ega see kultuurielu käib praegu täpselt samuti edasi, ainult et siis oli natuke teisem see asi.